tere ilusat teisipäeva hommikut, taas kord aeg tegutsemisamsuks. Minu nimi on Triin Pärn ja mina olen üks veebikooli assistentidest ja igal nädalal teisipäeval kell 10 grupis veebikooli ettevõtjatele tulevad asjalikud inimesed näitama meile, kuidas midagi ära teha. Ja mul on nii hea meel, et täna on külas Kairi, kusjuures Kairit ma olen pidanud ülipikalt küsima, et tule, räägi ikka midagi, näita midagi. Ja lõpuks ta ütles mulle jah, nii et mul on nii hea meel, et täna on siin Kairi Mäe, kes on lisaks virtuaalsele assistendile ka kodulehtede tegija ja ka koolitaja. Ja tema on öelnud, et tegelikult koduleht ongi see digitaalne vundament, et kui sul nagu koduleht ei ole seda baasi, et siis on keeruline inimestele ka tegelikult silma jääda. Ja täna sa räägid meile, kuidas lisada tagasisidet kodulehele. Just, ma näitan ühte kergemat viisi, tegelikult on seal erinevaid viise, kuidas seda teha, aga teeme selle kõige kergema versiooni pluginaga läbi. Ma enne küsin sinult, Kairi, et kuidas sina leidsid enda jaoks kodulehtede tegemise? Et selleks mina olen seda teinud kodulehti, nagu endale tegin kodulehe ja mina sain aru, et mulle see üldse ei meeldi. Et kuidas sinul see kirg selle vastu tekkis? Tegelikult ma jäin mõtlema, et see ulatub päris kaugele minevikku, kui 2014 õppisin ma sekretäriks ja siis mul oli võimalus ühe puhkekeskuse kodulehte hallata, samuti WordPressis. Aga oma teed viisid mind teistele ametitele, siis see jäi sinna paika. Ja nüüd assistendina uuesti alustades oli vaja ju endale kodulehte. Et kuidas ma siis silma jään? Võtsin YouTube'i lahti, hakkasin tegema ja nii palju tuli lihtsalt meelde kuidagi vanast harjumusest, et ega see WordPress väga palju muutunud ei ole. Mingid asjad, aga meil on väga palju videosid tegelikult, mille abil ise teha. Et kui on sellist, ma olen kuidagi hästi tehniline ja numbrite inimene, et mul tuleb see kuidagi kergusega välja. Nii see sai ja mulle meeldib selline Lego kokkupanek või nokitsemine või et sa saad alati teha nii erinevalt neid ja aeg lihtsalt lendab. Sa tuled arvutisse, hakkad tegema ja siis vaatad, oi, kell on juba nii palju või? Vot ongi. Ja mulle nii meeldib, et sa tood välja enda selle tehnilisuse poole, sest et on ju neid, sa olid ka koolitajate assistent, et koolitajad pigem on sellised loomingulised ja tahavad lasta enda selle loomingu lendu ja ei taha küll mingit süsteeme või sellist asju teha, et see on nii hea, kui Kairi kohe tuleb ja seab asjad joonde nii, kuidas peab olema. Tervitused Grete, tere Kaari, tere Külli ja Grete ütleb, et Kairi on nii osav kodulehtedega, et mina olen tema käest palju erinevaid nippe saanud, kusjuures tõesti Kairi jagab enda Instagrami lehel ka väga väärt nippe, ma panen tema lingi ka siia kommentaariumisse. Aga siis võimegi asja juurde minna, aga enne veel, miks on üldse tagasiside oluline kodulehel? See on usalduselement. Kui sa mõtled, näiteks sa tahad osta teenust kellegi käest ja sul on kaks pakkujat. Ühel on kirjas tagasisidet, kuidas ta teeb hästi tööd, kuidas teeb võib-olla kiirelt tööd, kuidas ta on kvaliteetne ja teisel ei ole midagi. Siis kumba sa valiksid? Kas selle, kelle kohta sa tead, et teised usaldavad ja on saanud väärtuslikku kasu tema käest või siis see, kelle kohta ei ole mitte midagi öeldud? See on selline retooriline küsimus, millele sa juba ära ka vastasid. Et ikka see esimene. Ja nagu levib negatiivne tagasiside, levib ju ka tegelikult positiivne tagasiside ja kui ma näen, et keegi teine on selle teenuse või tootega rahul, siis ma julgen teda rohkem usaldada. Tõsi. Sa võid anda kommentaariumist teada, kas sinul on kodulehel toodud välja klientide tagasiside? Ja Kairi näitab meile, et kuidas siis seda lihtsat viisi lisada endale tagasisidet kodulehele. Just. Hetkel me oleme siis kodulehe tagataustal ja siin me saame teha siis erinevaid asju. Alustuseks, kui minnagi menüüs seal vasakult allapoole, me leiame pluginad ja add plugin. Siin saab erinevaid pluginaid siis lisada. Ja kui me tahame tagasisidet lisada, siis testimonials on tavaliselt öeldud selle plugina kohta. Ja mida ma tavaliselt siin vaatan? Esiteks on see, et millal on pluginat viimati uuendatud. Kui see on päris pikalt uuendamata, siis minu jaoks tundub see rohkem riskantne. Just selle tõttu, et ei ole testitud, kas see toimib selle WordPressi versiooniga, mis praegu on olemas. Tihti on nii, et päris tihti WordPressi uuendatakse ja kui pluginaid ei uuendata ja ma tõmban selle vana plugina, siis ta võib teha minu enda lehe katki. Näiteks ma leidsingi siin ühe, mis on 8 kuud tagasi uuendatud ja kui mul on valida, kas ma võtan 8 kuud tagasi versus võib-olla kuu aega või nädal aega tagasi uuendatud, siis ma võtan ikkagi selle, mis on värskem.
samuti ma vaatan siin seda, et kas see sobib minu WordPressi versiooniga. Nagu näha, siis 8 kuune on testimata, teine aga siin kõrval on testitud, mis tekitab minus jällegi rohkem usaldust. Lisaks neile ma vaatan siis, kui paljud on inimesed alla laadinud ja mis on arvustuste arv. Et kõik need tekitavad minus usaldust, et ma julgen võtta seda, mida ei ole testitud. Kui need numbrid tunduvad nüüd head, siis ma vaatan ka eraldi neid plugineid, vajutades sinna nimele. Ma vaatan arvustusi, mida teised on kommenteerinud, et tihti on siin kas 5 tärni, 1 tärn, 1 tärni puhul ma loen, et miks see ei ole siis kellelegi meeldinud, samuti siin 3 tärni, et ma saan ülevaate, kuidas teised on rahul sellega. Lisaks, kui need arvustused tunduvad okeid, et seal ei ole väga hullu, vaatan ma ekraani pilte, et kuidas see välja näeb. Ma tahan teada, millised disainimise võimalused mul seal on. Tihti on ka olemas see tagatausta pool siin piltidena, et kuidas sa seda siis kujundada saad. Kuna mul on üldjuhul teada ettekujutus, millist tagasisidet ma tahan vastavale kodulehele panna, siis just need ekraanipildid aitavad mul aru saada sellest, kas see võiks nüüd sobida selle minu ettekujutusega, mida ma tahan. Samas selle puhul on näha, et siin ei ole ühtegi näidet, milline ta kodulehel välja näeb, ainult tagataust. Ja siin tekib see, et kas ma tahan panustada aega sellele, et testida, et näha, mis siis lõpuks mu kodulehele tuleb. Ja vahest on ka nii, et on olemas tasuta ja pro-versioonid, et pro-versioonil sul on vägevam kujundamine. Tavaliselt on see siin olemas kirjelduses, et kui ma lähen allapoole, siis tuleb pro ja ma näen ära, et okei, siin on võimalik siis võtta tasuline versioon, mille eest ma maksan ja saada mingeid lisasid, mida ma tasuta versiooniga ei saa. Selle puhul mulle meeldib, et siin on erinevad kujundamise viisid ja kui ma tahan seda nüüd endale võtta, siis all paremal nupp oli Install Now. Ma ootan veidike ja peagi tekib siia üks roheline nupp, kus ma saan selle aktiveerida. Nüüd siin üleval on kohe näha, see roheline riba on olemas pro-versioon. Et kui ma tahan teada näiteks, mis on see hind ka, ma vajutan sinna peale ja ma näen, et siin on olemas võimalus eluaegne ligipääs ja aastatasu. Mis see siis tähendab, on see, et aastatasu puhul ma maksan iga aasta selle plugina eest. Eluaegne on see, et ma ostan ta ühekordselt ära, aga ma ei pea iga aasta tasuma. Et kui ma kujutan ette, et okei, mul on see koduleht 10 aastat versus see, et kas ma maksan 10 aastat iga kuu või ma võtan selle eluaegse, et kumb ta nagu mõistlik mul tuleb. Siis on siin veel näha seda, et mis on praeguse versiooni ja pro-versiooni vahe, et mis eelised on pro-versioonil. Me hetkel siin pikemalt ei peatu, et kes tunneb huvi, saab ise vaadata seda. Aga vasakule tekkis meil Real Testimonial ja seal on olemas Add New, kus saab siis sisestada tagasisidesid. See esimene kast, lisapealkiri, on ainult sulle nähtav. Siia saad panna endale sobiva märksõna. Siis alumine suurem kast on see, kuhu sa lisad tagasiside, mis sulle jäetud on. Nüüd allpool on nimekoht, mis tuleb tagasiside juurde. Samuti sa võid ka lisada ametinimetuse, aga sa ei pea seda lisama ja see 5 tärni, 4 tärni, aga see ei ole kohustuslik. Ja nagu näha, siis allpool on hallid kastid, mida sa ei saa muuta. Need on nüüd pro-versiooni omad. Paremalt poolt sa saad lisada siis tagasiside andja pildi. Ja kohe paremal üleval on tegelikult avalda nupp, et nii lihtne see ongi. Ja ma lisasin siia 4 erinevat klienti, sest et niimoodi ma saan näidata, milline see kujundus üldiselt välja näeb ja kuidas mõningad asjad seal on. Ma soovitan sul piltide puhul, kui sa lisad pilte, teha kõik sama suured pildid, sest praegu ma tegin niimoodi, et esimene ja teine pilt on ruudukujulised, kolmas klient on piklik
ja peagi me näeme, et kuidas see piklik ei sobi sinna teiste piltide suurusega. Et mina olen ise näiteks võtnudki Canvas, teinud eraldi ruudukujulise, pannud kõik kliendid sinna ja siis ma saan kõik ühe suurusega pildid. Kui sa oled kõik tagasisided ära pannud, siis vasakul pool sa näed all testimonials ja seal sa siis näed, saad muuta, kustutada erinevaid tagasisidesid. Samuti on vasakul pool manage view ja ülevalt add new nupuga sa saad siis selle kujunduse valmis teha. Tea, et sa saad igale lehele teha soovi korral erinevat kujunduse. Näiteks esilehe puhul ma tahan ühte kujundust, teenuste lehel ma tahan teist kujundust, et sa saad teha erinevaid, kui sa tahad. Ja kui me vaatame nüüd, siin on olemas tasuta versioonis 3 erinevat viisi, mida sa saad. Teised on pro versioonid ja kui selle pildi kasti all on pealkiri, pealkirja juures on üks nupuke. Sinna vajutades me näeme, milline on siis see stiil, mida sa saad teha. See võib-olla annab sulle rohkem aimu kui see pisike pildikast. Ja kui tegelikult allapoole kerida, siis sa näed ka erinevaid stiile, erinevaid värve, mida on kasutatud. Et kui sul endal võib-olla ei ole mõtteid, mida teha, siis sa siit saad mõtteid, et ma saan niimoodi kujundada neid. Päris palju erinevaid võimalusi on. Mulle endale meeldis karussell. Ma valin selle ja allapoole liikudes sa näed, et siin on veel hästi palju võimalusi kujundamiseks. Et kindlasti tasub need erinevad variandid läbi käia, vaadata, mis siin on, mida sa tahad muuta, kuidas sa tahad muuta. Teatud asjad on ikkagi hallid, mida sa ei saa kasutada, mis on pro versioonis, aga päris palju asju ka saab ikkagi disainimisel kasutada. Mina ise tavaliselt olen saanud hakkama tasuta variandiga, et mul ei ole olnud vaja seda tasulist, et nii peent kujundamist. Aga see on täiesti okei ka võtta pro versioon. Ja siin nüüd ma panin igal poole erinevat värvid, et oleks näha, kus midagi rakendub. Sinu puhul kasuta oma enda brändi värve, et oleks ühtne stiil. Lihtsalt praegu, et oleks aru saada, kus miski rakendub, tegin ma erinevate värvidega. Ja ma ei hakanud neid asju siin eraldi kõiki välja tooma, et saabki igaüks, kellel on huvi, saab tulla vaatama, nokitsema, et mis midagi on. Ja kui sa oled valmis teinud, siis paremal üleval oli avalda nupp ja selleks, et seda lisada nüüd oma kodulehele, lähed sa uuesti vasakult menüüst Manage View. Vajutad sellele koodile ja ta automaatselt kopeerib selle. Nüüd on mul teises aknas lahti oma leht, kuhu ma tahan selle panna ja ma otsin HTML. Lisan sinna selle koodi, mis ma just kopeerisin. Ja nüüd mul on ka paremal üleval olemas silmamärk, et ma näen, kuidas see leht hakkab välja nägema. Praegu on siin üsna lühikesed sellised tekstid, aga see annab aimu, et kus on tekst. Samamoodi sa saad panna pildi ülespoole, nagu oli näidetel. Mulle endale meeldib, et ta on allpool. Ja siin nüüd ongi näha see, et ruudukujuline pilt ja piklik pilt, et nad näevad natuke kohmakad üksteise kõrval välja. Vähemalt see on minu arvamus, et ma ikkagi kasutaks kõigil ühesuguseid. Ja teine asi, mis mulle ei meeldi, on see, et noolekesed on kast on ümber. Mulle isiklikult see ei meeldi. Ja nüüd ma lähengi, ma saan teha nii, et ma muudan siin mõningad asjad ära, salvestan ja siis ma saan tegelikult koheselt ka näha, kuidas see salvestus muutub. Üks väike mõte, võib-olla idee, et minul on mõlemas eraldi brauseri aknas. Ühes on see lahti, kus ma siis teen muudatusi ja teises brauseri aknas mul on lahti siis testimise leht. Et ma ei pea käima edasi-tagasi otsimas, kus mingi asi asus, vaid ma saan brauseri aknas ja mugavalt muuta, et kui ma tahangi mitu korda neid muudatusi teha, et siis on lihtsalt kiirem viis nii-öelda.
vajutan uuenda ja lihtsalt võtangi teisest brauseri aknast, teen refresh'i ja siis tegelikult juba muutusid need noolekesed asjad, et ja selliselt saabki testida neid asju, et vastavalt sellele, mida sa ise soovid lisada. Mulle nii meeldis, Kairi, et sa tõid siin välja erinevaid variante, et ongi, et mis siis saab, kui paned pikliku pildi ja paned ümara pildi. Siis ma mäletan, et kui minul kodulehte tehti, siis ka see kodulehe tegija ta toonitas, et võiks olla sama kujuga isegi blogipostituse pildid, et muidu hakkavad need kõik nagu omavahel nagu konkureerima ja visuaalselt ei ole nii ilus vaadata. Meil tuli ka siin mõningaid küsimusi, et kas saab ka ilma pildita panna, aga siin sa... Ja seal üks oli ilma pildita ka jäetud just see 4. klient. Et siis ongi näha, et kuidas on pildiga, ilma pildita, et mul endal ka vahest võib-olla klient ei taha, on ju, siis ma ei panegi pilti. Kaidi küsib, et kas kliendi pilti võib kasutada. Ma eeldan, et ta vist mõtleb seda, et sa saad kliendilt tagasiside, et kas sa võid ise lihtsalt võtta mingi pildi või sa peaksid küsima luba? Soovituslik oleks küsida luba selles suhtes, et kas ma võin kasutada, et kas ta saaks saata mulle või siis vahest on see, et nad ei taha saata, et kas ma võin su Facebooki profiilipilti kasutada. Et ikkagi tasuks ilusti viisakalt küsida, et ja tagasisidega ka, et võib-olla et siis, kui küsida, siis kohe juba välja tuua, et ma tahan enda näiteks sotsiaalmeediakontodel või siis kodulehel välja tuua tagasisidet, et kas see on võimalik, et annaksite ja saaks selle panna. Mulle väga meeldis, et tõi välja Katrin, et teha sellise vormi, mida saab edastada kliendile. Et kus ongi, et ta paneb enda nime, tiitli, äkki läheb isegi foto üles või lisab lingi ja kirjutab sinna selle tagasiside, et siis on natuke lihtsam saada. Kuidas sinul on kogemusi, Kairi, kui sa oled küsinud tagasisidet? Kuidas sina oled küsinud? Ja mina olen isiklikult küsinud, et kas emaili teel, kui mingi koostöö on lõppenud ja kus me ei olegi võib-olla olnud Facebooki kirjavahetuses või siis ongi vestluskanal Facebook, WhatsApp küsinud ja viimati me ühe kliendiga tegime ka tegelikult nii, et palusin LinkedIni panna oma tagasiside, sest et seal ju näevad ka teised seda versus see, et ta lihtsalt saadab mulle selle ja siis ma LinkedInis sain võtta selle ja panna oma kodulehele. Oi, see on väga hea nipp, nüüd pange kõrva taha, et tegelikult saab ka ju kirjutada tõesti ka Facebooki saab kirjutada, kui on näiteks ärileht, saab kirjutada tagasisidet ja tõesti LinkedIni, kui juba kirjutatakse ära, siis sa tegelikult saad sealt juba selle ju kopeerida. Tõesti, see on väga nutikas viis. Ja natuke võib-olla ka aja efektiivsem, et ei pea midagi minema trükkima seda vormi, vaid saad juba, sinu pilt on ka juba seal olemas, sest kui sul on juba LinkedInis enda profiilipilt, siis võib-olla sa tahad, et see ka mujal ka kasutatakse isegi. Et väga hea mõte. Sa saad 2 kohta vaata, sest LinkedIni muidu sa ju ei saa panna kliendi tagasisidet välja arvatud see, sa paned postitusena, on ju. Aga seal on ta nagu kohe, et jälle selline kuidagi usaldus, et teised inimesed on pannud oma nime ja näoga selle tagasiside sinna. See on tõesti hea viis. Tea ütleb, et tal ei tekkinud hetkel neid manage views alla neid variante, et siis Kairi saab hiljem sellega kindlasti abiks olla, et vaadata selle sisse. Aitäh, Kairi, et sa tulid. Ja ma küll küsin, et kas sul on ruumi uute klientide jaoks, et see nii vahvalt siin koolitasid meid ja selline mõnus inimene, et kas sul jagub veel ruumi? Ja hetkel on sellel aastal on läinud nii huvitavalt, et mul on päris palju ruumi. Kui tore. Ja millega sa peamiselt aitadki kodulehtedega? Just. Ma tegutsen mitmele rindel, et olen ikkagi virtuaalne assistent siiani. Aitan oma kliente seal, tegelen kodulehtedega. Neid ma saan ilusti sinna, seal ei ole seda ajakriitilisust, et ma pean täpselt sel kellaajal tegema, et neid ma saan ise endale sobivalt sättida. Ja tegelikult on tulemas üks uus teenus, üks väike selline põnev asi. Ma olen ainult paarile üksikule inimesele rääkinud sellest, et 12. veebruaril ja 12. märtsil nüüd toimuvad esimesed praktilised kohtumised. Ehk siis tihti me õpime asju, aga me ei pane neid asju tegevusse. Ja see ongi see võimalus tulla need asjad päriselt ära teha. Ja ma näen seda, et ma olen virtuaalse assistendina nii palju lihtsalt kas siis ise õppinud, saanud kogemusi, töötades erinevate klientidega, et ma oskan aidata nende asjade puhul. Ja tihti on ka klientidele see, et ma ei oska tehniliselt teha, kelle käest ma küsin neid asju, kui ma hakkan tegema. See on see võimalus, kus nad saavad küsida minu käest ja ma saan aidata neid selle sama 3 tunni jooksul, mis me koos oleme. Et selline
mõnus uus formaat, mulle tundub turul, et ta ei ole koolitus, kus on teooria, kus on veel praktikatunnid, vaid sa tuledki selleks üheks kindlaks praktikatunniks. Iga kord on erinev teema, et meil ongi esimene nüüd veebruaris on lead magneti teemal, et päriselt teeme oma lead magneti valmis. Märtsis paneme sinna lead magneti automaatikasse veel soojenduskirjad, et inimene saaks külmas kontaktis teada, kes sa oled, millega sa tegeled, et ma annan ette need näiteks soojenduskirjade puhul, et mis kirjad on, mis seal sisu võiks olla, aga selle sisutöö sa pead ikkagi ise ära tegema, sa saad teadmised ja siis sa päriselt paned need praktikasse sinna selle sama aja jooksul. Vau, kui põnev. Kas see on üle veebi? See on üle veebi hetkel ja ma tean, et seda tahetakse ka tegelikult koha peal, et ma alustan veebis ja siis hiljem juba saab teha ka Tallinnas koha peal selliseid kohtumisi. Kui palju sinna gruppi inimesi umbes mahub? Ja ma võtan hetkel 10, sest et me oleme ikkagi 3 tundi, ütleme pool tundi kuni võib-olla tund on seal, ma arvan, pool tundi on see teooria osa pigem seal, mõningad sellised PDF-id tulevad vahest kaasa ja ma tahan, et jääks aega kõigil küsida, et nad saavad küsida, et ma saan näidata, et kui see grupp on liiga suur, siis ma ei jõua seda ära hallata, pluss seal peaks oma ise tegemise aega ka. Ma hetkel katsetan 10 inimesega. Kui tore, mulle hästi meeldivad sellised kohtumised ongi veebis, et sa kuuled ka teisi inimesi, sest võib-olla see annab sulle mingi hea mõtte. Ja see on ka see, et kui keegi teine küsib, on ju, mida ma võib-olla ise ei osanud küsida, aga ma saan selle vastuse sealt. Ja ma näen nii palju väärtust lihtsalt selles kohtumises, et mulle täiega põnev üldse. Nii äge vaadata, kuidas su nägu oleks kohe särama. Nii vahva, Kairi. Kindlasti jaga seda linki ka siia kommentaariumisse ja Katrin ütleb, Kai sulle kaasa, et kui põnev, täpselt. Aitäh, Kairi, et sa tulid ja aitäh ka kõigile kuulajatele ja kommenteerijatele. Täna neid nii palju oli, 23 inimest oli meid kuulamas. Väga kihvt. Ja kui sa kuulad ka hiljem järgi, anna endast märku ja ütle, mis sa siit kaasa võtad täna. Ilusat nädala jätku. Aitäh sulle. Ilust päeva kõigile.